asjade vedu. Ai, mingid jamad siin. Tundub, et võib-olla tuleb improviseerida, siin ei pruugi olla kõik neid asju, mida ma ette kujutasin, et võiks olla. Nunlight Forza 300. Pole kunagi kasutanud, ei tea, aga näha on, et siin on keegi juba sulama ajanud selle asja siin ees. Veits kuuma saanud. See on ainult märk sellest, et tegemist on võimsa lambiga. Ja palun. Vaatan korraks, kas tuli nii, nagu ma tahtsin või... Selle sekundi sai kätte. Kevitsusi tekitab ka head valgust, et tegelikult kui mingit niisugust close-upi teha, siis peaks päris hea dramaatiline tulema. Mul õnneks olen paar korda keevitust filmin, nii et... See on nüüd statiiv, mille ma eile kätte sain. Tellisin internetist odava raha eest. Kaier. See on Sirui pea, mis on mind hästi teeninud teise statiivi peal. See on mõnus, fluid, ilusasti, töötab nii nagu vaja. Boing! Edelkroni wing on meil siin. See on pandud tallaga selle pea külge. Siit paneme loodi. Hopsti. Aga see on siuke hea väike minislaider. Töötab väga sujuvalt. Заварите просто это, ввести это. Это эффектно. Äkki saab panna nagu, äkki ta saab keevitada mingisuguse teise toruse külge või? Nii, kitarrimängija eeliseid, alati on sul taskus üks medikas, millega on hea igasugu kruvisi lahti keerata. Tihti on see jama, et nendel kruvidel ei ole mingisugust nibu otsas ja siis on sul münti vaja, sul ei ole seda münti ja 100 häda, aga kui sul on medikas tagataskus, siis on kõik olemas. Aha, stop. Ja пожалуйста. Oleme jõudnud kolmanda stseenini ja liigume teise ruumi kogu kolaga, lähme ajame sepa ahju kuumaks ja võtame sealt tangide vahelt punase hõõguva metallitüki. Need alasid pakkudel näevad eriti laherad välja. Kolm stseeni on meil vaja siin taha teha. Esimene on üsna lihtne, ahjust vaja võtta tangide vahel punaselt hõõguv metallitükk ja siis me hakkame juba metronoomi järgi seda haamriga taguma ja viilima. Et me saaks need kaadri pikkused õiged. Sest kui me lööma hakkame, ma ei tea, kas sul on räägitud, et kui me lööma hakkame, siis meil on nagu kindel selline rütm, mida oleks vaja lüüa. Et seal on nagu tikk sees on ja siis lihtsalt lööd nagu selle järgi. 1, 2, 3. Et... Ma arvan, et need löögid, kuidas tavaliselt on, saab paned kohe täiega või nagu vaikselt või oleneb vajadusest muidugi. Ta põrkab tagasi, eks ole. Ei, kui on pähkmerauad vahel, siis ei porge. Et võib-olla jätta ära tee seda nagu seda peatust siin lõpus, vaata, vaid et põrkad tule kohe tagasi nagu. Väga lahe. Väga lahe on see, ma ütlen. Saaks nüüd ajastuse ka korda niimoodi, et ma kohe esimese löögiga saaksin suga kaasa liikuda. Praegu ma nagu jäin veits hiljaks. Kuigi ma vaatan, et sul on nagu rohkem siuksed nagu niisugused sepakäed, vaata, selle viilimise jaoks võib-olla oleks efektsem. Sa oled jah, selline klaverimängija. Ja palun. Ma arvasin, et meil läheb siin kõvasti kauem. Ei, mis asja? Lõhuna on nüüd. Ja kõige naljakam on see, et need on kõik tühjad kotid. Kõik asjad jäid veel alla.
Oh. Proovime läbi harjutada seda rütmi. See on siis tan-tan. Tan-tan. Ma panen sulle selle luupima siin. Ja siis, kui sa oled selle viimase ringi ära teinud, on 2 ja 3, siis võtad selle peitli ja viskad endast siis vasakule sinna kaadrist välja. Või seda me vaatame veel, kuhu me viskame, et oleneb, mis nurga, et me filmime. Ja nüüd asja teeb veel keerulisemaks see, et enne kui sellega alustada saad, peaksime me sulle viskama selle peitli. Et saad aru, et sa püüad nagu kaadrist selle peitli kinni, siis teed oma selle rütmi ära ja siis viskad teiselt poolt välja. Aamer. Ja viskad minema. Seal oli see keeruline, ma kodus harjutasin ka seal tuleb kätt väga hoolega vaadata, kuidas sa seda teed, et... Jah, aga vaat nüüd alusta nagu enda poole tõmbamisega. Nii on vaja välja mõelda, kuidas me saame sihukest mingit väga palju tolmu näha siin selle viimase tõmbega eraldi veel eriti. Jah. Tõesti, siin on palju tolmu. No hetkel siis tegime seda lihvimise stseeni, et saaks seda tolmu niimoodi lendlemas õhus näha. Aga mis veel huvitavam on see, et ma tegelikult algselt planeerisin, et ma teen täpselt need rütmid valmis ja siis esitlen siin ja siis teeme metronoomi järgi need liigutused täpselt nii nagu vaja on, aga millega ma ei arvestan nagu koha peal või tol hetkel, kui ma nüüd tegin, on see, et need helid siin on nii tugevad, et need matavad ära need, mis ma sealt kõlarist üritan ette mängida. See tähendab seda, et ikkagi pidi tunde järgi tegema, lihtsalt rütm pidi sama olema ja nüüd ma lihtsalt salvestan 50 kaadrit sekundis, et hiljem siis vajadusel aeglustada või kiirendada neid seal õigel hetkel. Üldiselt jäin rahule praegu, minu meelest see viimane shot oli kõige parem, kui me saime selle valguse külje peale panna ja siis lendas nagu seda tolmu täpselt nii nagu vaja oli. Viime kola järgmisse ruumi ja lähme kääre loopima. Püüame kaadrisse käärid ja siis lõikame nahka korraks. Üks asi veel, et enne kui sa lõikad, siis me viskame sulle käärid. Et me peame seda harjutama kuidagi, et kuidas sa kaadrist nad püüad ja siis lõikad, eks ole. Käärid. Mõtlen, kas sul peaks olema mingisugused spetsiaalne kuidagi mingit rõivastus või mingid asjad? Siin nad ei tööta. Ei ole niimoodi, nahatöölised. Mingid põlled on seal nendel olemas. See võib-olla ei ole vajalik. Okei. Mulle meeldiks need esemed nagu veits rohkem. Saate huvitav asi see on näiteks. Kõik on niidirulli taga peidus muidugi. Jah, vaat midagi värvilist siit. Väga hea. Jah, see peaks isegi veel kiiremini käima. Mõtlen, et kas sa lõikad nagu selle koha pealt või sa tõstad ta nagu õhku ülesse? Ei, niiviisi. Jah, okei, ikka laua juures on. Ja palun. Nüüd ma juba nii kaugel. Ei pea enam. Oleme jõudnud siis tegelikult kõige viimase stseeni juurde, kus on juba vaja natuke rohkem ka niisugust näitetööd ja natuke lavastada, et eelnevad on olnud sellised jooksvalt meistrimeeste, ühesõnaga panime inimesed, kes võib-olla ei olnud muusikaga varem kokku puutunud mingisuguseid rütme koputama, aga nüüd tuleb selline lavastuslik stseen. Ma ei tea, väga libedalt on läinud minu meelest, ma olen üllatunud, et kõik on graafikus nii minuti pealt hetkel olnud, ja see naha asi läks muidugi väga lihtsalt. No mulle meeldis see sepa asi tegelikult, aga olgem ausad, ma tegelikult võib-olla ikkagi päev läbi seda haamrit seal ei vehiks, et võib-olla see nahatöö siis või puidunikerdus oleks minu meelt mööda. Tahaks ikka tervitada ema ja Jeesus Kristust ja oma lapsi. Koristajad 2020. Ja kuulatad korra nagu. Et kuskilt tuleb mingit muusikat, on ju. Ja siis järgmine kaader on see, kus sa piilud ukse vahelt sisse.
jah, et me seda nagu ei näitagi, et kuidas sa sinna lähed ja kus sa selle harja paned. Oota, proovime korraks, mine sinna valgusvihu kätte. Jah, seal sa nagu puhastad ja toimetad, mingit luuda oleks vaja. Tegelikult ma tahaks selle kapiga ära tõsta siit, aga ma ei tea, see võib olla mingi tohutult raske kolakas, mul siuke tunne. Tõmban selja ära ja see on täitsa tühi. Rohkem akna poole. Veel. Nii, et sa oleks valguse käes, jah? Et sa järsku hakkad kuulma, et kuskil nagu, kas kuskil taustal on mingi, et nagu seisata, lõpeta oma tegevus nagu, et kuulata korra, on ju. Kui sa seisatad ja kuulatama jääd, siis praegu ei nagu veits tunne, et sa vaatasid kaamerasse. Et võib-olla võidis ikka kuidagi nagu ette, kuhu see nagu üle kaamera või esimese hooga selja taha või midagi sellist. Astu üks samm vasakule veel, võt niimoodi enda paremale siis. Sa piilud ruumi sisse. Ruumi sisse? Ja. Me paneme sul sinna valgusega näkku ilusasti ja sa piilud nagu. Valgusskeem saab olema selline, et paneme ukse vahelt niisuguse õrna valguse, aga kõigepealt on voolu vaja. Ja ukse vahelt, et kui ta ukse lahti teeb, siis on näha niisugune, tekib niisugune valgus, triip talle näkku. Pidid ütlema ka. Ma pean nüüd kohe. Sa peaks pigem nagu kohe ütlema, et võib-olla sekund 2 vaata ja siis ütle oma line. Kus kohas küll sellised tulevad? Et sa nagu endamisi mõtled, vaata, et kust need sellised küll tulevad. Et nagu just, kust nad tulevad? Kust nad tulevad? Olemas! It's a wrap! Mind valdavad põnevil tunded, sest et ma tahaks väga teada, kuidas see kõik nüüd siin kokku hakkab omavahel jooksma. Et see on põnev, ma arvan, et kõige põnevam protsess selles hakkab seal arvuti taga. Mida oleks võinud teistmoodi teha tagantjärgi mõeldes? Võib-olla natuke liiga vara veel nendeks järeldusteks, enne oleks vaja näha, mida ma üldse tegin. Aga kui niimoodi mõelda, siis alati on tore, kui eelarve lubaks valgustajat või natuke suuremat kruud, kes ei peaks nagu miljoni asja peale ise mõtlema, sest et tähelepanu kipub ajuma ja siis muidugi on hea, kui sul on plaan on paigas võimalikult täpne, selle järgi on hea liikuda, aga see ei jäta nagu väga ruumi improvisatsiooniks siis. Ja siin on teile siis tulemus! Kus kohas küll sellised tulevad?